Ja seepärast on nii oluline mõista Kristuse sünni tähendust. Ja täna me vaatame seda kogu piibli valgel ja juba kohe piibli alguses. Meil on ettekuulutus Kristuse sünnist. Kui Aadam ja Eeva tegid pattu, siis nad proovisid Jumala eest ennast peita, kui me loeme 1. Moosese 3. peatükki. Ja salmis 7. Nende mõlema silmad läksid lahti ja nad tundsid endid alasti olevat ja nad õmblesid viigilehti kokku ning tegid enestele põlled. Ja salmis 8. Ja nad kuulsid issanda Jumala häält, kes rohuaias sinna ja tänna käis, kui päev viluks läks. Ja Aadam ja tema naine peitsid endid issanda Jumala palge eest rohuaia puude keskele. Nii et niipea, kui inimene oli pattu teinud, nad kuulsid Jumalat kõndimas Eedeni aias. Me teame, et Jumal on vaim, ta on nähtamatu, ta on väljaspool seda loodut, mille ta on loonud, ta elab ligipääsmatus valguses, aga siin me loeme, et Aadam ja Eeva kuulsid Jumalat kõndimas. Ja siis kohe mõned salmid edasi, nagu me juba kuulsime, salmis 15, Jumal kõneleb ja ütleb, ma tõstan vihavaenu sinu ja naise vahele, sinu seemne ja tema seemne vahele, kes purustab su pea, aga kelle kanda sa salvad. Et Jumal mõistab kohut saatani üle, kes oli inimest eksitanud pattu tegema. Ja kuulutab ette, et tuleb lunastaja, kes sünnib naisest ja purustab mao pea, aga kelle kanda madu salvab. Et on ettekuulutus Kristuse risti kannatustest, et ta saab naeltest läbi torgatud risti peal, et lunastada. Nii et kohe piibli alguses on meil eelvaade Kristuse tulekust siia maailma, et Jumal eriliselt ilmutas ennast kohe inimesele, nad kuulsid Jumala samme Eedeni aias enne seda, kui Jeesus tegelikult siia maailma tuli ja Juudamaal ja Galileemaal kõndis. Aadam ja Eeva juba kuulsid. Eeltähendus on, et kuidas kord Jeesus tuleb ja nad kuulsid ettekuulutust tema sünnist ja tema ristisurmast. Ja see on Jumala eriline ilmumine, mida on Vanas Testamendis päris mitmes kohas. Ja see on, siis kutsutakse seda nimega teofaania. Et Jumala eriline ilmumine, nii et Vanas Testamendis inimesed kuulsid ja nägid teda. Ja samamoodi ilmutas ennast Jumal Abrahamile, nagu ta tegi seda Aadamale Eevale. Et kui Jumal kutsus Abrahami, siis me võime lugeda 1. Moosese 12. peatükis Jumala erilisest ilmumisest. 1. Moosese 12.7. Ja issand ilmutas ennast Abramile ning ütles, sinu soole ma annan selle maa. Siis ta ehitas sinna altari issandale, kes oli ennast temale ilmutanud. Et Jumal ilmutas eriliselt ennast Abrahamile ja kõneles temaga. Ja ta tegi seda sellepärast, et Jumal kuulutas ette, et ta saadab oma poja siia maailma. Kui me läheme edasi 1. Moosese 15. peatükk, salmides 5 ja 6, Jumal kõneleb Abrahamiga ja ütleb talle, vaata nüüd taeva poole ja loe tähti, kui sa suudad neid lugeda. Ja ta ütles temale, nõnda saab olema sinu sugu. Ja ta uskus issandat ning see arvati temale õiguseks. Ja kui sa loed Galaati kirja 3. peatükki, siis seal on öeldud Galaatia 3.8, et Jumal kuulutas Abrahamile ette rõõmusõnumit Jeesuse sünnist. Ja Abraham uskus seda tõotust, et tema soost sünnib kord üks poeg. Ja ta uskus nõnda, et Jumal mõistis ta õigeks. See oli Jumala eriline ilmumine, kõnetus enne Jeesuse sündi Vanas Testamendis. Ja Jeesus ise kinnitab seda. Johannes evangeeliumi 8. peatükis, salmis 56, Jeesus ütles, et teie isa Abraham tundis suurt rõõmu sellest, et ta saab näha minu päeva ja ta nägi seda ja rõõmustas.
nii et Abraham nägi erilisel viisil Jeesust enne tema lihaks saamist, nii nagu Aadam ja Eeva kuulsid ettekuulutust Jeesuse lihaks saamisest. Ja siis me kuulsime neid kirjakohti 1. Moosese 18. peatükis, kui Abrahamile tulevad külla salapärased külalised, 3 meest, 1. Moosese 18.2, et Abraham nägi 3 meest seisid ta ees. Ja ta võtab nad vastu ja laseb Saaral valmistada neile pidusöögi. Ja ta ütleb siin, väga selgelt, et ta tunneb ära, et see on Jumal, kes on tulnud teda külastama, salmis 3. Ta ütleb, issand, kui ma sinu silmis armu leian, siis ära mine oma sulasest mööda. 3 salapärast külalist. Ja hiljem, kui me loeme 19. peatükki, siis siin on öeldud 1. salmis, ja need 2 inglit läksid Soodomasse. Nii et üks nendest jäi koos Abrahamiga, kui sa loed 18. peatüki teist poolt, ja Abraham on palves seal Jumala ees. Ja siis 19. peatükk ütleb, et 2 inglit läksid Soodomasse. Nii et Jumal ilmutas ennast Abrahamile, seal oli inglid, ja miks Jumal nõnda ennast ilmutas Abrahamile? See oli sellepärast, et salmis 10 ta kuulutab ette, ma tulen sinu juurde kindlasti tagasi aasta pärast samal ajal ja vaatus on naisel Saaral saab olema poeg. Et Jumal ilmutas ennast nii erilisel viisil, sest ta andis ettekuulutuse, et Abrahamile sünnib poeg. Me teame, et Abrahamile sündis aasta aega hiljem Iisak, aga Iisak oli ainult ettekuulutus, eeltähendus tõelisest Abrahami pojast. Et Uus Testament algab nõnda, et Jeesus Kristus, Abrahami poeg ja Taaveti poeg, nõnda algab Uus Testament. Ja Abraham kuulis ettekuulutust Jeesuse sünnist. Ja kui Aadam ja Eeva kuulsid ettekuulutust, et see tõotatud lunastaja, kes sünnib naisest, et ta saab salvatud, et see eksitaja madu, et ta salvata kanda, nii ka Abraham nägi ette, et see tõotatud poeg peab kannatama ja surema, sest Jumal ütles Abrahamile, et ta pidi võtma Iisak ja oma ainsa poja, keda ta armastas, ja pidi ta viima Moria mäele ja seal ta ohverdama. Ja siis Jumal näitas, et on jäärrägastiku kinni jäänud ja Abraham ohverdas selle jäära Iisaki asemele, Iisak pääses surmast, keegi suri tema asemel. Ja siis jälle Jumal eriliselt ilmutab ennast Abrahamile, kui me loeme 1. Moosese 22. peatükki, salmis 15. Et issande ingel hüüdis Abrahami teist korda taevast. Et issande ingel, see on ka Jumala eriline ilmumine, kõnetus Vanas Testamendis, et kuulutada ette Jeesuse tulekut. Ja siin ongi tõotus taas Abrahamile uuesti. Jumal ütleb salmis 16, ma vannun iseenese juures, ütleb issand, sellepärast, et sa seda tegid ega keelanud mulle oma ainsat poega. Ma õnnistan sind tõesti, teen su soo väga paljuks nagu tähti taevas ja nagu liiva mere ääres ja su sugu vallutab oma vaenlaste väravad ja sinu soo nimel õnnistavad endid kõik maailma rahvad. Nii et Vanas Testamendis Jumal ilmutab ennast eriliselt inimestele. Ja see oli sellepärast, et ette kuulutada, et tuleb kord Jeesus, kes on tõepoolest Jumala ilmumine, Jumala lihaks saamine. Ja nii nagu Abraham ja Saara nägid neid salapärase külalisi, nägid, et Jumal külastas neid ja olid seal inglid, nii kui me loeme Uue Testamendi algust, oli Maaria, kellele ilmus ingel samamoodi. Ja Joosepile ilmus unenäos ingel ja inglid kuulutasid ette, et sünnib päästja, sünnib Jeesus. Nii et Vana Testament on tema tuleku ootus ja Uus Testament on kuulutus Jeesuse sünnist ja tulekust. Aga mis on Kristuse sünni eesmärk, miks ta pidi sündima? Miks pidi Jumala poeg, kes on igavene, tulema ja saama osa meie loomusest, meie lihast ja verest ja sündima
Naatsareti Jeesusena. Me näeme seda Matteuse evangeeliumi 1. peatükis, salmis 21, kui ingel ilmub Joosepile, siis ta ütleb talle, et talle peab andma nimeks Jeesus, sest tema päästab oma rahva nende pattudest. Et see oli Jeesuse tuleku eesmärk, miks ta pidi tulema. Et päästa meid pattudest, et surra risti peal, et kinkida meile pattude andestus. Ja samamoodi Aadam ja Eeva, kui nad olid pattu teinud ja nad kuulsid Jumalat kõndimas, oli eriline Jumala ilmumine, et näidata, et Jumal kord saadab oma poja siia maailma, siis nad kuulsid ka Jumala päästvast armastusest. Sest kui me läheme tagasi 1. Moosese 3. peatükki, siis salmis 9 me loeme, et Issand Jumal hüüdis Aadamat ning ütles temale, kus sa oled. Et Jumal, kes on kõike teadja, ta teadis täpselt, kus nad olid, aga ta hüüab, kus sa oled. See näitab meile Jumala päästvat, otsivat armastust, et Jumal kõnetab pattu langenud inimest ja ütleb talle, kus sa oled, et inimene on läinud kaduma. Ja nad olid häbi pärast ennast ära peitnud, nad tundsid oma patu häbi ja süüd. Ja nad vajasid, et keegi kataks nende patu häbi kinni. Et siin me näeme, miks on Kristuse tulek nii tähtis, et kui Jeesus ei oleks siia maailma tulnud, nii nagu Jumal kõnetab inimest, kui ta on pattu teinud, et tulla teda otsima, siis ei oleks meil kellelgi mingit lootust. Sest me kõik ilma Jeesuseta me peidaksime, hoiduksime, läheksime eemale Jumalast. Nagu Efesuse kirja 2. peatükis on öeldud, et me olime kõik ilma Kristuseta, meil ei olnud lootust ega Jumalat siin maailmas. Aga Jumal on nii armuline, et on tulnud otsima kadunud inimest. Ja ta kõnetab armuliselt inimest. Salmis 11 ta küsib, kes sulle on teada andnud, et sa alast oled? Või oled sa söönud puust, millest ma siin keelasin söömast? Et Jumal tahab armuliselt inimest kohe panna üles tunnistama oma pattu. See ongi Jeesuse tuleku põhjus, et inimene võiks ära tunda, et on pattu teinud ja ta vajab päästet. Aga Aadam ja Eeva, mida nemad teevad, salmis 12 ja 13, Aadam vastas, naine, kelle sa mulle kaasaks andsid, tema andis mulle puust ja ma sõin. Ja Issand Jumal küsis naiselt, miks sa seda tegid? Ja naine vastas, madu pettis mind ja ma sõin. Ja Aadam ja Eeva mõlemad selle asemel, et üles tunnistada oma patt, nad veeretavad süü kellelegi teisele. Et Aadam ütleb, et naine, kelle sa mulle andsid, et tema pärast ma tegin seda pattu. Ja naine ütleb, et madu oli see, kes mind pettis. Me näeme, et inimene on patu tõttu Jumalast võõrdunud, kaotanud osaduse Jumalaga. Ta hoidub Jumala eest, ta ei taha tulla tagasi Jumala juurde, ta tahab peita ennast puulehtede vahele oma häbi ja süü pärast. Aga Jumalal on päästeplaan. Jumal plaanis saata oma poja Jeesuse siia maailma lihaks saamise läbi. Et Aadam ja Eeva kohe, kui nad pattu tegid, kuulsid seda ettekuulutust, et Jumal saadab oma poja, kes saab läbi torgatud, kelle kanda salvatakse, kes saab risti peal naeltest läbi torgatud, aga kes purustab mao pea, kes päästab, kes lunastab, kes vabastab. Ja seepärast Jeesus tuli siia maailma, et saada lihaks, saada osa meie loomusest, et tulla meid päästma, et tulla meid otsima, nagu Jumal ütles, et kus sa oled. Ja nii tuli Jeesus otsima pattuseid ja kadunuid. Kui me läheme Luuka evangeeliumi 15. peatükki, siis me loeme, et salmis 1, et kõik tölnerid ja patused lähenesid Jeesusele teda kuulama. Et Jeesus on tulnud siia maailma. Aadam ja Eeva peitsid ennast Jumala eest ära, põgenesid. Aga kui Jeesus tuli, siis me loeme, et patused ja tölnerid tulid Jeesuse lähedale, et teda kuulata. Ja mida Jeesus neile rääkis? Ta rääkis neile
ühe loo, mis räägib meile temast, tema tulekust siin Luuka evangeeliumi 15. peatükis. Ta räägib, et ta on üks hea karjane, kes on tulnud otsima kadunud lambaid. Nii et iga patune on nagu üks kadunud lammas. Aga Jeesus on tulnud otsima kadunuid. Ja kui ta leiab selle kadunud lamba, Luuka evangeeliumi 15. peatükk salm 5, siis ta võtab ta rõõmuga oma õlgadele ja kutsub koju jõudes kokku sõbrad ja naabrid, öeldes neile, rõõmustage koos minuga, sest ma olen leidnud oma kadunud lamba. Kuulan Jeesuse armusõnu, ma ütlen teile, nõnda on taevas ühe meelt parandanud patuse pärast rohkem rõõmu kui 99 õige pärast, kellel ei ole vaja meile parandust. Siin me näeme Jeesuse päästvat armastust. Üks patune parandab meelt ja taevas on rõõm. Ja Jeesus on tulnud rõõmu pärast siia maailma, et kannatada, et päästa, et lunastada. Ja Luuka evangeeliumis on üks imeline lugu Sakkeusest, kes oli ka läinud kaduma. Ta oli ülekohtune maksukoguja ja tal oli määrdunud südametunnistus, nii nagu Aadamil ja Eeval, mis hoidi seda kaugel eemal Jumalast. Ja kui Jeesus ei oleks tulnud sinna Jeeriku linna, siis oleks Sakkeus samamoodi ennast peitnud Jumala eest terve elu ja läinud hukatusse oma patu pärast. Aga Jeesus tuli Jeeriku linna ja ta kõndis läbi Jeeriku linna, kui me loeme Luuka 19.1. Läks sealt linnast läbi, nii nagu Aadam ja Eeva kuulsid Jumalat kõndimas Eedeni aias, nii ka siin Sakkeus näeb, et Jeesus kõnnib ja tuleb. Tema, kes oli tölnerite ülem ja rikas, ja ta püüdis näha saada, milline neist on Jeesus. Aga see ei õnnestunud rahvahulga pärast, sest ta oli lühikest kasvu. Ja siis ta jooksis ettepoole ja ronis mooruspuu otsa, et teda näha, sest Jeesus pidi sealtkaudu minema. Nii et Sakkeus igatses näha Jeesus, tulla Jeesuse juurde ja mitte ennast ära peita, nii nagu Aadam ja Eeva. Ja siis salmis 5, Jeesus, kui ta sinna paika jõudis, vaatas üles ja ütles temale, Sakkeus, tule kiiresti maha, sest täna pean ma jääma sinu kotta. Et siin me näeme, kuidas Jeesus valib Sakkeuse. Ja Sakkeus tuli kiiresti maha, võttis Jeesuse rõõmuga vastu. Nii et ta ei põgenenud ära nii nagu Aadam ja Eeva, vaid tuli rõõmuga Jeesuse juurde. Ja miks? See vastus on salmides 9 ja 10, sest Jeesus ütles talle, täna on sellele kojale tulnud pääste, sest ka tema on Abrahami poeg, sest inimese poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut. Nii et mitte Sakkeus ei olnud see, kes esimesena hakkas Jeesust otsima, vaid Jeesus oli see, kes tuli, et otsida kadunuid. Ja see oli Jeesuse armastus tema vastu, mis pani Sakkeust Jeesust igatsema ja otsima. Ja sedasi kuulsid ka Aadam ja Eeva Eedeni aias Jumalat kõndimas ja otsimas pattu langenud inimest. Ja niimoodi nägi Abraham ka ette Jeesuse lihaks saamist. Ja Jeesuse tulek siia maailma, see on selleks, et tuua patuseid meeleparandusele. Ja Jeesuse kohtumine Sakkeusega tõi ta meeleparandusele. Luuka 19.8, siis me loeme, et Sakkeus ütles aga issand ette astudes, vaata issand, poole ma varandusest annan ma vaestele ja kui ma olen kelleltki midagi välja pressinud, siis ma annan 4-kordselt tagasi. Et siin me näeme, kuidas Sakkeus kohe tunnistab üles oma patu. Ta ei olnud nii nagu Aadam ja Eeva, kes proovisid oma süüd varjata, vaid ta ehtsalt igatseb meelt parandada ja ta tahab lausa oma vara, mis ta on ülekohtuselt kogunud, tagasi anda ja aidata vaeseid. Sest Jeesus oli talle nii palju armu andnud ja nüüd ta tahtis teistele tagasi anda kõik seda armastust ja armu, mis ta oli vastu võtnud Jeesuselt. Ja ta elu muutus, kui ta niimoodi kohtus Jeesusega. Ja samamoodi ka sina võid ka niimoodi elu muutval viisil, südant muutval viisil osa saada Kristuse lihaks saamisest. Et 1. Timoteuse kirjas on salmides 15 ja 16 antud meile
see võti, kuidas meie võime elu muutval viisil saada osa Jeesuse lihaks saamisest. 1. Timoteuse 3, salmid 15 ja 16, kus Paulus kirjutab Timoteusele: kui mu tulek siiski viibib, sa teaksid, milline peab olema eluviis Jumala kojas, mis on elava Jumala kogudus, tõe sammas ja alustugi. Tunnistavalt suur on Jumala kartuse saladus. Jumal on avalikuks saanud lihas, õigeks tunnistatud vaimus, nähtav olnud inglitele, kuulutatud paganatele, usutud maailmas, võetud üles kirkusesse. Et siin on meil antud Jumala kartuse saladus, Jumala kartliku elu saladus. See peitub selles, et Jumal on saanud avalikuks lihas, et Jumala kartliku elu saladus, muudetud elu saladus, nii nagu me näeme Sakkase elu, see täiesti uueks, peitub selles, et Jumal on saanud avalikuks lihas, et päästja Jeesus Kristus on sündinud ja meil on imeline võti meeleparanduseks ja pühaks eluks. Et Jeesuse sünni üle mõtisklemine, see on eriline viis meile, kuidas oma südant läbi katsuda, et kui paljud inimesed ka pühade ajal kuulevad rohkem Jeesusest. See on eriline võimalus neile, kes on Jumalast kaugele jäänud, kelle süda on Jumalast kaugel. Sa võid mõelda Jeesuse tulek üle see maailma, et tulla tema ligi. Ja ükskõik, mis patuga sa oled seotud, siis võid mõelda Jeesusele, kuidas ta tuli, et päästa sind su pattudest. Et Jeesus suri risti peal, et sind vabastada sinu patusüüst. Kinkida andestus sulle püha Jumala ees, lepitus. Et evangeeliumites on üks teine lugu ühest rikkast mehest, ühest rikkast noormehest, Luuka evangeeliumi 18. peatükis, kes tuli Jeesuse juurde ja Jeesus ütleb talle, et sul on üks asi veel puudu, et sa müü kõik ära, mis sul on, ja jaga vaestele ja siis on sul aare taevas ning tule järgne mulle. Aga siis me loeme Luuka 18:23, et see noormees jäi väga kurvaks, ta oli väga rikas. Ja Jeesus ütleb talle, kui ta kurvastab, et kui vaevalised lähevad rikkad Jumala riiki. Et see rikas noormees, tal oli nii palju rikkust ja varandust ja see oli tema takistus, et ei saanud tulla Jeesuse juurde. Et ta oli nagu Aadam ja Eeva, keda patu, häbi ja süü eraldas Jumalast. Ja ta ei tulnud Jeesuse juurde. Aga meil on võti, kuidas tulla Jeesuse juurde, kui me mõistame, et tema tuli, jättis taeva au, tuli siia maailma, sündis lapsena, alandus, võttis meie loomuse, võttis orja kuju ja suri risti peal, et meid lunastada. Et ta on tulnud meile nii lähedale, et kui sa nõnda Jeesusesse usud, siis on sul tee, kuidas tulla Jumala juurde. Et Luuka evangeeliumis on nii palju lugusid, või evangeeliumites on nii palju lugusid sellest, kui imel on Jeesuse lihaks saamine, kuidas ta tuli siia maa peale, kuidas patused said tema juurde tulla. Luuka evangeeliumi 7. peatükis on üks patune naine, Luuka 7. peatükis on 38, kes tuli Jeesuse juurde, tema jalgade juurde, et Aadam ja Eeva kuulsid Eedeni aias samme ja siin on üks patune naine, kes tahab tulla Jeesuse juurde. Ja ta hakkab nuttes tema jalgu kastma pisaratega ja kuivatama oma juustega ja ta suudles neid jalgu ja võidis need mürriõliga. Sellele naisele sai Jeesus nii kalliks ja armsaks, sellepärast, et ta tundis ära, ta on päästja. Nii nagu ingel ütles Joosepele, et sa pead ta nimeks panema Jeesus, sest ta päästab oma rahva nende pattudest. Ja siin üks naine, kes on väga pattudes koormatud ja ta tuleb Jeesuse juurde ja Jeesus ütleb talle, et naine, et sinu patud on sulle andeks antud. Need on nii kallid sõnad talle, et Jeesus saab talle nii kalliks, et ta on nõus jätma kõik, et tulla ta juurde, mitte nagu see rikas noormees, kes ei tundnud Jeesust ära ja läks ära.
Aga see naine tuli ja pesi neid jalgu, ta armastas Jeesust, need kallid jalad, mis oli tulnud otsima kadunud lambaid, said talle nii kalliks. Ja sama on ka sinuga, et sul on see võti, kuidas Jeesus võib saada sulle nii kalliks elu muutvalt. See juhtub siis, kui sa sügavalt mõtled selle peale, et Jeesus on tulnud ka minu pärast siia maailma, ta on sündinud ja tulnud otsima mind, kadunud, mind armastama isiklikult. Nii et tunnistavalt suur on Jumala kartuse saladus, et Jumal on avalikuks saanud lihas. Sakkese elu sai täielikult muudetud. Ta tahtis nüüd armastada ligimest, aidata teisi, kõik korraldada, mis oli valesti teistega, sellepärast, et Jeesus oli teda tulnud otsima. Ja meie jaoks on nii kallis see, et see on kogu meie elu muutev sündmus, et Jeesus on sündinud. Ja kuidas me nüüd peame elama siis, mõistes, et päästja on sündinud? Jeesus ise ütles Johannese evangeeliumi 13. peatükis oma jüngritele ja meile, Johannese 13. peatüki salm 34. Et ma annan teile uue käsu, armastage üksteist, nõnda nagu mina teid olen armastanud, armastage teiegi üksteist. Ja me teame, et see armastuse käsk, et Jeesus ise ütleb, et kogu seadus on kokku võetud selles käsus, armastama ligimest. Järelikult kogu Vana Testamendi seadus, kogu piibel on kokku võetud selles käsus, et armastama ligimest, armasta Jumalat üle kõige. Aga Jeesus ütleb, et ma annan teile uue käsu, et te armastaksite üksteist nõnda, nagu mina olen teid armastanud. Et kui Jeesus ei oleks tulnud siia maailma, siis Vana Testament oleks lihtsalt üks surnud kirjatäht. Sellel oleks mitte mingit elu muutvat väge. Aga kuna Jeesus on tulnud, siis on kogu pühakiri saanud uueks ja elavaks. See ligimese armastuse käsk on saanud uueks, sellepärast, et Jeesus on tulnud ja ta on meid armastanud enne. Ta on andnud oma elu lunaks meie eest. Ja kui me mõistame ja näeme, mida Jeesus on armastuses minu eest teinud, siis on mul võti, kuidas elada uuel viisil, elada armastuse elu. Et kui me loeme mäejutlust Mattuse evangeeliumi 5. peatükis, siis seal ka Jeesus võrdleb seda, mis oli Vana Testament ja mis on Uus Testament. Ja ta ütleb Mattuse evangeeliumi 5. peatükis, et salmis 43, et te olete kuulnud, et on öeldud, armastama ligimest ja vihkama vaenlast. Et siin Jeesus räägib sellest, kuidas variserid tõlgendasid valesti pinnapealselt Vana Testamenti. Et Vanas Testamendis on ligimese armastuse käsk, kui sa loed 3. Mooses 19. peatükki, aga on ka käsk armastada vaenlast, näiteks õpetussõnades, mida tsiteeritakse Uues Testamendis, et kui su vaenlane nälgib, toida teda. Ja oli selline pinnapealne piibli mõistmine Vanas Testamendis. Aga Jeesus ütleb, aga mina ütlen, salmis 44, armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad. Nii et kui ma mõistan, et Jeesus on tulnud siia maailma päästma ja armastama, siis see muudab minu elu, see muudab minu südant. Et ma mõistan, et ma pean armastama ja andestama isegi oma vaenlastele, sest päästja on tulnud, Jeesus on sündinud, see muudab su kogu mõtlemise, kogu su elu, kogu su südame, kui sa mõistad, kuidas Jeesus on sündinud siia maailma. Et kui suur on Jumala kartuse saladus, püha muudetud elu saladus, et Jumal on saanud lihaks. Ja sa võid nüüd samamoodi armastada kadunud inimesi, nii nagu Jeesus on armastanud kadunuid. Et me kuulsime juba seda salmi, Jesaja 52. peatükis salmis 7 on räägitud sellest, et mitte ainult Jeesuse jalad ei ole nii kallid ja armsad, nii nagu see patune naine tuli ja pesi ja suudles armastus neid jalgu, vaid ka kui meie läheme kuulutame evangeeliumi, siis Jesaja 52.7 ütleb, et kui armsad on mägede peal sõnumi tooja sammud, kui
kui armas on nüüd minna ja kuulutada teistele, et Jeesus on sündinud, et sina võid minna nõnda armastada teisi, et kuulutada rahu, tuua häid sõnumeid, kuulutada päästet ja öelda, et sinu Jumal on kuningas, et Jeesus on sündinud. Ja kui sa mõistad, et päästja on sündinud, siis sa võid ka palvetada. See on teine viis, kuidas sa saad armastada oma ligimest. Et kui Abraham kuulis, et talle sünnib tõotatud poeg, siis samas peatükis Abraham hakkab palvetama. Ta läheb Jumala ette ja ta palvetab Soodoma pärast. Ja ta palub, et Jumal, kui seal oleks kas või 10 inimest, et kas sa halastaksid nende peale. Et Abraham kuuleb siis tõotust Jeesuse sünnist ja siis ta palvetab, et Jumal halastaks patuste peale. Ja see on ka, mida meie saame teha, kui me teame, et Jeesus on sündinud, patuste pääst on sündinud, siis meiegi võime palvetada nende pärast, kes Jeesust veel ei tunne. Et Jeesus annab meile uue käsu, armastada ligimest. Et vaatame veel, kui südant muutav on see, et Kristus on lihaks saanud ja see maailma tulnud. Et Mattuse evangeeliumi 19. peatükis me loeme, kui Jeesuse juurde tulevad variserid küsima, et kas tohib lahutada abielu, siis Jeesus vastab neile salmides 4 ja 5. Kas te ei ole lugenud, et loomise algul tegi looja inimese meheks ja naiseks ja ütles, seepärast jätab mees oma isa ja ema ning hoiab oma naise poole ja need 2 saavad üheks. Et kui Jeesus juurde tuldi, et kas tohib lahutada, siis Jeesus viib kohe selle teema tagasi loomise algusesse, kui Jumal lõi Aadama ja Eeva, kui on veel pattu siin maailmas. Ja siis salmis 8 Jeesus ütleb, teie kõva südame pärast lubas Mooses teid oma naist minema ajada. Algul aga ei olnud see nõnda. Nii et pattu langemise tõttu on inimese süda kõva. Ja Vanas Testamendis oli selline mööndus lihtsalt inimese südame kõvaduse tõttu. Ja oli Kristuse tuleku ootus, et tuleb keegi, kes muudab südameid ja Vanas Testamendis on ettekuulutus Kristuse tulekust, et Jumal teeb uue lepingu ja annab meile uue südame. Et Jeesus on tulnud, et muuta südameid. Ta teeb südame pehmeks. Et südame kõvaduse pärast oli nõnda, et Moosese seaduses kirjas. Aga nüüd on Jeesus tulnud, et teha südamed pehmeks, muuta südamed, kinkida sulle südame puhtus ja päästa sind patust, miks kõik, mis on juhtunud. Jeesus taastab ja muudab südameid. Ja veel, kui imele on Jeesus tuleks siia maailma, kui me loeme näiteks Mattuse evangeeliumi 1. peatükis salm 18, seal on öeldud Maarjale, et tema ema Maarja, kes oli Joosepiga kihlatud, leidis enne enda koju viimist, et ootab pühast vaimust last. Et Jeesus sündis siia maailma pühast vaimust, see oli püha vaimu läbi, tema tuleks siia maailma. Ja kui risti Johannes kuulutab, et Jeesus on tulnud, siis ta ütleb, et ta ristib teid püha vaimuga. Et Kristuse sünd on nii imeline südant muutev, et kui sa usud Jeesusesse, siis see, kes sündis püha vaimu läbi siia maailma, püha vaimu läbi, ta tuleb sinu südamesse, ta muudab sinu elu. Ja püha vaim kingib sulle uue elu, muudetud elu, Jumala kartliku elu. Nii et Kristuse lihaks saamine on tõesti nii imeline sündmus, et juba Vana Testamendi alguses me näeme ettekuulutust. Aadam ja Eeva kuulevad neid samme, Jumala eriline ilmumine Vanas Testamendis. Nad kuulevad ettekuulutust Kristuse sünnist, ristisurmast. Abraham ja Saara, nad kuulevad, kuidas Jeesus pidi sündima. Ja kui Jeesus sünnib siin maailma, siis Jumala ilmumine oli nii eriline. Inimesed nägid imetegusid, kuidas Jeesus püha vaimu läbi tegi palju imesid. Inimesed nägid, kuidas Jumal oli lihaks saanud. Ja meie, kes praegu me ei näe Jeesust oma silmadega, aga meil on siiski
antud imeline võimalus osa saada sellest, et Jeesus on tulnud siia maailma. 1. Johannese 4. peatükis on meile antud see võti, kuidas meie võime tunda isiklikult, et Jeesus on sündinud ka minu pärast. 1. Johannese 4. peatükis salmis 1 on öeldud, et armsad, ärge usaldage iga vaimu, vaid katsuge vaimud läbi, kas nad on Jumalast, sest palju valeprohveteid on läinud maailma. Et siin maailmas on palju valet ja juba kohe piibli alguses on esimene vale see, kui saatan tuleb ja eksitab Eevat ja valetab talle. Aga meil on üks koht, kus on tõesti tõde ja see on meil piiblis, see on Jumala sõna, mis on meile kirja pandud. Ja siin apostel Johannes ütleb salmis 2, et te tunnete Jumala vaimu sellest, et iga vaim, kes tunnistab Jeesus Kristust lihasse tulnuna, see on Jumalast. Et kuidas me tunneme ära Jumala püha vaimu? Selle läbi, et kui me loeme piiblit, siis tema tunnistab meile, et päästja on sündinud, Jeesus on lihaks saanud. Et püha vaim kõneleb meil läbi kogu piibli, need on püha vaimu sõnad, mis on siia kirja pandud. Ja püha vaim, tema ülesanne on tunnistada meile läbi terve piibli Kristuse lihaks saamist, tema sündi, päästja sündi, et see on kogu piiblit kokku siduv tõde. Päästja on sündinud see maailma. Ta on lihasse tulnud. Nii et olgu see meile julgustuseks siin järgnevatel nädalatel, et me saame niimoodi mõista Jeesuse tulekut ja rääkida temast teistele, kuulutada, et päästja on sündinud. Ja Jeesus ise on andnud tõotuse meile, kes me temas usume. Ta ütles, et vaata, ma olen teiega iga päev kuni selle ajastu lõpuni. Et Jeesus on tõotanud olla meie kui me ligioluga, sest ta on tulnud siia maailma, ta on sündinud meie pärast. Ja meil on tõotus, et ta on andnud tõotuse, tuleb teist korda tagasi nähtavalt uuesti siia maailma. Loob kõik uueks, uus taevas ja uus maa, kus elab õigus. Et palvetame. Tänu sulle, Jeesus, et sa oled sündinud see maailma, et see on nii imeline, see muudab meie elu, see muudab meie südame. Et sa tulid, sa said lihaks, sa said osa meie lihast ja verest, et meid päästa, meid lunastada. Tänu sulle selle eest, selle kuulutuse eest, mida me oleme kuulnud. Et sa sündisid selleks, et päästa, et lunastada, kinkida pattuda andestus meile oma risti surma läbi. Tänu sulle, et sinu tulek siia maailma muudab meie südame, muudab meie elu. Ma palun sind, et me võiksime elada selle uuel viisil, sellepärast, et sina oled tulnud, Jeesus. Ja ma palun, et sa läkitaks ka meid välja, kuulutada seda rõõmusõnumit päästjast, Jeesusest. Ja me võiksime palvetada teiste eest, armastada teisi, nii nagu sina oled meid armastanud, Jeesus. Tulnud otsima meid. Me täname sind selle ime eest, selle rõõmusõnumi eest. Tänu, et sa oled meile andnud piibli, mis kõikjal tunnistab meile sinu tulekust, Jeesus. Tänu sulle, püha vaim, et sina kõneled meile läbi piibli ja kinnitad meid usus Jeesusesse. Tänu sulle. Amen.